Tere, mul on hea meel teid kõiki näha. Tiina Peli käsitöökanal on väikeselt puhkuselt tagasi. Ma mõtlesin, et ma teen sellise väikese video sellest, millised tikkimistööd mul on hetkel pooleli. See on minu tikkimismapp. Selle õmblemine on mul täitsa YouTube'is olemas ja siin on minu esimene pooleli olev töö. Ja selleks on siis selline kassipoeg. Sellega on nüüd niimoodi, et seda ma tikin juba teist korda, sellepärast, et esimene oli mul Dimensionsi originaal ja siis ma mõtlesin, ma teen sellise eksperimendi, et tikin ära Hiinast välja antud koopia. Ma arvan, et mul saab see pilt täna valmis ja siis ma teen kindlasti sellise video, kus ma võrdlen siis originaali ja koopiat, panen need kaks tööd kõrvuti ja räägin, mida ma sellest kõigest arvan. Ja teha on mul siin tõesti nagu väga vähe jäänud, et mul on siia kõrva sisse veel backstitch ehk siis tikkpiste jäänud teha. Kapa peale tulevad karvakesed ja siia karvastikku tulevad ka karvakesed. Ja siis on vurrud jäänud. Vurrud tulevad siin coachinguga, see siis peaks olema eesti keeles nöörpiste. Nii et ma arvan, et paar tundi tööd ja siis on minu kassipoeg valmis. Nüüd minu teine pooleli olev töö on firmalt Triolis paabulinnud. Ja sellest tööst on mul tegelikult tikitud peaaegu pool, et siin kohas on pool. Et siin on vaja tausta veel teha. Ja see on nüüd sellest ajast, kui ma veel märgistasin kanvaad. Enam ma sellist märgistust ei tee, sellepärast, et kuna ma tikin parkimisega, siis segamini seal midagi minna ei saa. Ja selline jube ilusad värvid on siin. Mulle tohutult meeldivad. Ja siin tuleb siis selline pilt, kus on, tavaliselt on paabulind, on ka kaks isast paabulind, aga see on selline pilt, kus on üks isane ja üks emane paabulind. Et selle paari pärast ma tossin. Ja need taustavärvid on nagu akvarellidega värvitud väga-väga kena. Ja sellega mõtlesin nüüd niimoodi, et kui ma saan oma eelmise pildi selle kassipilli valmis, siis et ma jätan selle raami peale, need paabulinnud, ja siis iga päev katsun nii 100 ristikest tikkida, sellepärast, et muidu ta jääbki mul niimoodi aastateks ootama oma järjekorda. Ma tahaks selle valmis saada, tahaks selle seinale saada. Sellest saab esimene ristpistes tikitud pilt, mis jääb tõesti minule. Mul ei ole endal veel ühtegi pilti seina peal. Selline värvide mäng. Kolmas töö on mul nüüd karbis. Selle ma korjasin täiesti ära. Ja siin on palju huvitavaid asju. Need on selle kolmanda töö mulineed. Ja siin on siis ka need mulineed, mis ma juurde ostsin, sellest ma kohe räägin. Ja see on siis selline kass, padi, see on padi. Nii. Ja sellest ei ole mul palju tikitud. Vahepeal nii kortsu läinud siin muidugi. Ja kolmandast tööst on mul tikitud ainult käpad. Ja siis, kui ma hakkasin käppasid tikkima, siis ma avastasin ikkagi selle, et kui see kass on tikitud kahekordse mulinee lõngaga, siis need tumedad kohad, ja tumedat ikka siin on üks jagu, need jäävad jubedalt läbi paistma. See tähendab, see aluskangas jääb läbi paistma, ei tahtnud seda, et vaatasin valmis töid, et need, kes olid 3 mulinee lõngaga tikkinud, et nendel jäi ta ilus, aga kuna ette on nähtud siin 2 lõnga, aga kanvaa on 11, suur kanvaa, siis ma kartsin, et mul ei jagu seda lõnga. See tähendab seda, et ma ostsin poest, otsisin täiesti suvalisi firmasid, ostsin juurde sobivaid mulinee toone ja ma teen nüüd selle asja, et ma harutan selle osa siit lahti ja hakkan otsast peale tikkima 3-kordse lõngaga. Muideks see kass on selle seeria üks esimesi patju ja esimesed, vist oli kilpon ja kass, nad on mõeldud 2 lõngaga tikkimiseks, aga siis nad said ise ka arutootjad, et jääb ikkagi 11 kanvaa peale liiga läbipaistev ja järgmised komplektid, mis nad välja andsid, on juba kõik 3-ga. Et ma arvan, et see on õige otsus mul. Praegu mul ei ole palju tehtud, et harutada see üles ja hakata otsast peale.
Need käppasid ma võib-olla isegi heledaid osasid ei võta üles, aga siit tumeda kindlasti. Sellised plaanid on mul lõpetada siis 3 tööd ja tahaks juba alustada 4., 5. Aga selleks peab natukene edenema. Aga kõik võtab aega. Muidugi ega ma ei kiirusta kuskile, et see on puhtalt hobi. Et teen siis, kui aega ja tahtmist on. Aga ilusat tikkimist teile!